Trumpi mõrvakatsega seoses tuvastati kahtlusalune Cole Thomas Allen, 31-aastane Torrance'i elanik Californiast, kelle nimi sattus Washingtonit raputanud uurimise keskmesse. Sel pühapäeval, 26. aprillil 2026. Juhtum ei puuduta enam ainult Valge Maja korrespondentide õhtusöögil tekkinud ehmatust. Nüüd on küsimus selles, kes ta oli. Mees, kes võimude sõnul suutis läheneda kaitstud alale ühel Ameerika Ühendriikide kõige enam jälgitud poliitilisel üritusel. Küsimus on nüüd otsekohene. Kuidas suutis keegi sellise taustaga inimene jõuda nii lähedale Trumpile, esimesele leedile Melania Trumpile, asepresident J.D. Vance'ile ja Ameerika Ühendriikide kõrgetele ametnikele? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad kindlasti kanalit tellida, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Kahtlusalune ei tundu esialgse avaliku info põhjal olevat keegi, kellel pole jälgi või kelle elu pole teada. Vastupidi. Cole Thomas Allen ilmub uurimistes välja kui tugeva haridusega mees, kellel on kogemusi mainekates asutustes, töötanud osalise tööajaga õppejõuna ja seotud mängude arendamisega. Reuters teatas, et ta on avalikes profiilides märgitud kui Caltechi lõpetanu, kellel on kogemused masinaehituses, arvutiteaduses, õpetamises ja mängude loomises. See kontrast ongi see, mis teeb juhtumi veelgi rahutuks tegevamaks. Tegu ei ole süsteemile täiesti tundmatu nimega, vaid inimesega, kellel oli CV, töökogemus ja avalik nähtavus. Identifitseerimine muudab loo fookust. Juhtumit oli juba peetud võimalikuks mõrvakatseks Trumpi vastu, kuid nüüd hakkab uurimine keskenduma Allenile. Kes ta oli? Mis tõi ta Washington Hiltonisse? Miks ta seal oli? Kuidas ta sisse sai? Kuidas ta ringi liikus? Ja miks ametivõimude sõnul lähenes ta turvaalale õhtul, mil president viibis hoones? Need vastused ei ole veel selged, kuid juba ilmunud teave on piisav, et muuta juhtum riikliku julgeoleku kriisiks. Washington Hilton Washingtonis ei olnud tol õhtul tavaline koht. Hotellis toimus Valge Maja korrespondentide iga-aastane õhtusöök, traditsiooniline üritus, mis toob kokku ajakirjanikud, poliitikud, ametnikud ja kõrgetasemelised külalised. Trump oli kohal koos Melaniaga, J.D. Vance oli samuti kohal. Üritusel osalesid ka valitsuse sekretärid ja nõunikud. Ja just siin peitubki juhtumi kaal. Kahtlusalune ei rünnanud tühja tänavat ega tähtsusetut avalikku kohta. Ta ilmus välja keskkonnas, kus olid koos mõned Ameerika poliitika kõige paremini kaitstud inimesed. Reutersi andmetel tuvastas üks turvatöötaja Alleni kui selle piirkonna elaniku. Washingtoni politsei teatas, et uurijate arvates oli ta hotelli külaline, kuid motiiv ei olnud veel kindlaks tehtud. See detail on uurimise jaoks plahvatuslik, sest see seob hotelli probleemiga. Kui ta peatus samas kohas, kus üritus toimus, muutub küsimus turvaaugu kohta veelgi tõsisemaks. Hoone, mis on avatud külalistele, koridoride, tubade, sissepääsude ja sisemise liikumisega, muutub palju suuremaks väljakutseks, kui seal peatub Ameerika Ühendriikide president. Ametnike seas leviv versioon on see, et Allen läbis turvaalad ja peatati enne, kui ta jõudis peasaali. Üks salateenistuse agent sai pihta, kuid teda kaitses kuulivest ja ta lahkus haiglast, teatas Reuters. Trump ütles hiljem, et usub end olevat sihtmärgiks ja väitis, et kahtlusalune oli üksik hunt, tuginedes esialgsele teabele. Sellest hoolimata ei pane see hüpotees juhtumile punkti. Vastupidi, see suurendab survet välja selgitada, kuidas üksikisiku tegevus suutis tekitada nii tõsise turvaaugu sündmusel, mida ümbritsesid võimuesindajad. Colin Thomas Alleni tausta uuritakse nüüd väga põhjalikult. Associated Press teatas, et sotsiaalmeedia postitused ja professionaalsed profiilid, mis näivad vastavat kahtlusalusele, näitavad hästi haritud juhendajat ja amatöörist mänguarendajat. Väidetavalt lõpetas ta magistrikraadi arvutiteaduses, õppis California State University Dominguez Hillsis ning omandas bakalaureuse-kraadi masinaehituses Caltechis. Agentuur märkis ka, et ta töötas aastaid akadeemilise ettevalmistuse ettevõttes ja oli isegi kuu õpetajaks nimetatud. See profiil ei leevenda olukorda, vaid muudab selle veelgi häirivamaks.
Avalikkuses paistis ta haritud, hea ettevalmistusega õpetajana, kes oli seotud tehnoloogia ja haridusega. Kuid uuritav tegu viitab millelegi tõsisele, planeeritule või vähemalt tahtlikult sooritatud teole, mille eesmärk oli murda kaitsekihti. Ja siit tekibki hoiatus. Mitte iga oht ei ilmne ilmse väljanägemisega. Mõnikord peitub see CV akadeemilise tausta ja näiliselt tavalise elu taga. Associated Press teatas samuti, et Allen annetas $25 demokraatlikule poliitkomiteele, toetades Kamala Harrise 2024 aasta presidendi kampaaniat. See fakt on juba jõudnud poliitilisse debatti, eriti Trumpi liitlaste seas, sest see kinnitab arusaama, et kahtlusalune ei tulnud konservatiivsest leerist. Tuleb eristada fakti ja järeldust. Üksikannetuse põhjal ei saa üksi seletada mõrvakatset. Kuid Ameerika Ühendriikide praeguses poliitilises õhkkonnas on see detail saanud koheseks kütuseks neile, kes näevad rünnakut kui radikaliseerumise tulemust Trumpi vastu. Levivates uudistes tõmbab tähelepanu veel üks punkt. Kahtlusalune olevat olnud aktiivne erinevatel professionaalsetel ja digiplatvormidel, viidates haridusele, tehnoloogiale, mängude arendamisele ja akadeemilisele taustale. See annab Trumpi toetajate leerile veelgi karmima tõlgenduse. Oht Trumpile ei tulnud kaugelt piirilt ega kohe tuvastatud välismaiselt rühmalt. See tuli esialgsete andmete kohaselt Ameerika enda seest, kodanikult, kellel oli ligipääs, sobiv taust ja võime liikuda ringi ilma kohe kahtlust äratamata. Just siin saabki see sündmus poliitilise tähenduse. Donald Trump oli juba varem öelnud, et ta on pideva vaenukampaania sihtmärk. Pärast seda juhtumit hakkasid tema liitlased nägema Alleni tuvastamist kui veel üht tõendit, et retoorika presidendi vastu võib väljuda sotsiaalmeediast, jõuda avalikku arutellu ja lõpuks päris ellu. Uurimine peab veel motiivi kindlaks tegema, kuid narratiiv on juba kujunenud. Donald Trump sattus taas ohtu ning nüüd tuvastatud nimi annab ohule näo. Turvalisus on samuti küsimärgi all. Salateenistus tegutses kiiresti, kui oht ilmnes. Aga häiriv küsimus on hoopis teine. Miks oht suutis nii kaugele jõuda? Presidendi turvateenistuse ülesanne ei ole ainult reageerida, vaid takistada lähenemist, blokeerida juba varem, lõigata tee läbi, sulgeda kõik võimalikud lüngad. Kui relvastatud kahtlusalune suudab tekitada paanikat üritusel, kus viibivad Trump, Melania, J.D. Vance ja valitsuse liikmed, siis kiire reageerimine päästab küll elusid, kuid ei kustuta varasemat viga. Trump väitis Guardiani andmetel, et Washington Hilton ei olnud eriti turvaline hoone ning kasutas seda juhtumit, et toetada turvalisema saali ehitamist Valgesse majja. Trumpi jaoks näitas see õhtu, et avatud struktuuriga hotelli ja raskesti kontrollitava liikumise peale lootmine võib olla liiga ohtlik otsus presidendile, kes on pideva ohu all. Juhtum toob taas meelde Ronald Reagani, kes tulistati sama hotelli ees 1981 aastal. Võrdlus ei ole väike. Washington Hilton oli juba varem saanud tuntuks rünnaku tõttu Ameerika presidendi vastu. Nüüd on see taas sündmuste keskmes. Teise juhtumi tõttu, kus president oli ohus. Trumpi liitlaste jaoks kinnitab see arvamust, et teatud kohtadel on teadaolevad haavatavused ja turvameetmed oleksid pidanud olema veelgi rangemad. Nüüd peaks uurimine keskenduma Alleni digitaalsele elule. Tema andmed, liikumised, majutused, suhtlus, ostud, ligipääsud ja kontaktid. Samuti tuleks uurida, kas ta tegutses üksi või mõjutas teda mõni poliitiline või ideoloogiline keskkond. Trump rääkis üksikust hundist, aga seda väidet tuleb veel tõenditega kinnitada. Sellistel juhtudel on esimene reaktsioon tavaliselt kiire, kuid kogu tõde selgub järk-järgult. Ameerika Ühendriikide valitsus peab samuti vastama protokolli kohta, kas koridorides oli piisav kontroll, kas külaliste jaoks oli piisav tõke, kas hotell oleks pidanud täielikult suletud olema, kas sisemisi läbipääse kontrolliti piisava rangusega, need küsimused jäävad uurimist saatma. Sest Trumpi kohalolek nõuab teistsugust lähenemist. Kui president on hoones, muutub kogu hoone tundlikuks alaks. Alates nüüd peab nimi Cole Thomas Allen ilmuma uutes uudistes, kohtudokumentides ja ametlikes teadaannetes. Juhtum ei lõppe arreteerimisega, see algab sellega.
Temaga seotud maja Torrance'is on juba ajakirjanduse huviorbiidis. Sotsiaalvõrgustikud ja avalikud profiilid on muutunud uurimisallikaks. Õpetajad, kolleegid, poliitilised registrid ja tööajalugu vaadatakse üle. Kõike seda tehakse selleks, et püüda kokku panna teekond, mis viis ühe California mehe Washingtonis toimunud paanikaöö keskmesse. Lõpuks tuvastati väidetav autor, kuid oht, mille ta paljastas, on suurem kui tema nimi ise. Cole Thomas Allen on nüüd selle rünnaku nägu. Rünnak ebaõnnestus, Trump pääses eluga. Kuid kahtlusaluse tuvastamine avas kriisi, mis toob veel palju küsimusi ja nõudmisi. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milton Alves Newsi kogukonnaga.